8. plokk, hommik ütles, tule vaata. Eelmise osa lõpus jäi Toyota maja ette seisma oma vaikse haiguslooga. Meie seda haiguslugu veel ei näinud. Öösel kuulsin mina mütsatusi. Mu naine nägi aknast, mis maja ees toimus. Aga auto ise vaikis. Tol hommikul oli see üks esimesi küsimusi. Miks Toyota häält ei teinud? Hiljem saime aru, et signalisatsioon ei pruugi välise peksmise peale üldse karjuma hakata. Ta hakkab tööle pigem siis, kui keegi üritab autot avada või süsteemi mõttes sisse tungida. Nii võibki auto väljast peksa saada ja olla vait kui sukk. Kummaline lahendus. Auto ei karjunud. Hommikul pidime meie tema eest rääkima hakkama. Hommik ütles, tule vaata. Umbes 8:30 läks mu naine õue vaatama, mis ööst järele oli jäänud, ja siis ta nägi Toyotat. Valge Toyota seisis maja ees, aga ta ei olnud enam eilne auto. See oli hetk, kus öine heli muutus nähtavaks. Öösel oli olnud mütsatus. Hommikul oli sellel mütsatusel kuju, katkine tagatuli, loppi löödud tagakaitse, kriimud, mõlgid, kapoti piirkonna kahjustus ja see punane jälg, mis meile paistis verena. Ma ütlen meelega, meile paistis. Sest tänapäeva maailmas ei piisa enam alati sellest, et inimene näeb oma silmaga. Peab olema labor, peab olema ekspertiis, peab olema kellegi ametlik lause, peab olema tempel. Muidu võib mõni tark süsteem hiljem öelda, see võis olla midagi muud. Värv, mustus, juhuslik plekk või universumi kunstiline eneseväljendus Toyota tagatule juures. Aga meie ei seisnud seal hommikul sellise mõttega. Me ei vaadanud autot nagu näitusesaalis, et mida öine kunstnik oma performance'iga öelda tahtis. Me vaatasime oma autot ja see punane jälg oli seal, kus ta ei pidanud olema. Mu naine kutsus mind õue. Tema häälest oli kohe aru saada, et see ei ole tavaline hommik. Inimesel on erinevad hääled. On hääl, millega öeldakse tule vaata, kas teeb nalja. On hääl, millega öeldakse kohv sai valmis. Ja siis on hääl, millega öeldakse tule kohe. See oli see viimane. Ma läksin välja. Ja siis sain aru, et need öised mütsatused, mida ma poolunes olin kuulnud, ei olnud lihtsalt järjekordne öine lärm. Need olid helid, mille jäljed seisid meie auto küljes. Ma ei näinud enam ainult autot. Ma nägin tagajärge. Mõnes loos öeldakse, et hommik on õhtust targem. Meie puhul oli hommik lihtsalt ausam kui öö. Öö peitis. Hommik näitas. Ja see, mida hommik näitas, ei olnud ilus. See ei olnud enam ainult ebamugavus. See ei olnud enam ainult öine lärm. See oli meie vara kallal toimunud sündmus. Ja see muutis kõik. Öist lärmi võib inimene veel kuidagi alla neelata. Suitsukoni ja prahi koristad ära, kuigi ei peaks. Aga katkist autot ei pühi harjaga kokku. Seda ei pane prügikotti. See jääb seisma ja hakkab nõudma vastust. Tagakaitse juures sain ma üsna kiiresti aru, et see ei paista lihtsalt juhusliku plastimurruna. Seal oli minu silmale jalatöö sees. Jalajälgede maailm ei olnud mulle päris võõras. Kooli ajal oli poistel ikka igasuguseid spordialasid, mida olümpiakavasse ei võetud. Üks neist oli see, kes kui kõrgele mööda seina üles jookseb. Seinajooks. Potase jäljed, mustrid seinal. Ja muidugi olid ka eriliselt andekad tegelased, kes võtsid potase jalast ära, viskasid selle salaja vastu puhkesaali lage ja pärast ütlesid, näe, käisin laes ära. Ega keegi päriselt laes kõndinud. Aga jälg oli laes. Hiljem sõjaväes ei olnud müürist ülesminek enam nii väga nali. Seal oli see juba käsu peale harjutus. Nii et kui loppi löödud tagakaitse mulle jalatööna paistis, siis see ei tulnud tähtede seisust. Ma ei istunud seal tükk aega, pastakas suus, ega mõelnud, et nüüd kirjutan suure filosoofilise loo saapatallast, mis meid elus igal pool ümbritseb. Ma olin lihtsalt piisavalt jalajälgi, potasemustreid ja löögijälgi näinud, et see pilt ei olnud mulle võõras. Tol hommikul ei olnud meie peas veel suur vaidlus. Ei olnud pikki kirju, ei olnud hilisemaid vastuseid, kus lihtne asi keeratakse nii keeruliseks, et inimene hakkab korraks mõtlema, kas ta üldse elab samas maailmas nagu need, kes talle vastavad. Alguses oli ainult hommik, katkine auto ja vajadus see seisukord alles hoida. Meil polnud Hollywoodist kaameramehi kohal. Keegi ei karjunud, võtame uuesti, esimene kaader jäi nõrgaks. Päris elus ei tule režissöör kohale ega ütle, palun lähivõtte tagatulest, nüüd natuke valgus tagakaitsele ja üks emotsionaalne paus sinna punase jälje juurde. Päris elus seisad katkise auto kõrval, telefon käes ja püüad ise jäädvustada seda, mis sul silme ees on. Sest kui sina seda ei tee, võib mõni hilisem tark süsteem küsida. Aga kus tõend on? Ma ei oodanud, et Sherlock Holmes kohale tuleb. Piisanuks ka doktor Watsonist või lihtsalt ühest inimesest, kes vaatab autot oma silmaga. Päris auto. Päris kahjustused, päris hommik.
Need esimesed fotod hoidsid alles hommikul sellisena, nagu ta oli enne vaidlust, enne tõlgendusi, enne seda, kui auto muutus kellegi ekraanil failiks, numbriks või pildiks, mida saab laua tagant mugavalt suurendada ja vähendada. Meie jaoks ei olnud see auto lihtsalt üks valge Toyota, see oli töövahend. Igapäevane liikumine, üks suuremaid pereinvesteeringuid. Masin, mille järgi oli üles ehitatud väga praktiline osa elust. Auto, mille peale meie elu ja töökorraldustoetus oli ööga kahjustatud. Ja sellest hetkest ei olnud see enam ainult halb hommik. See oli ametlik asi. Mu naine võttis ühendust politseiga. Juhtumile anti crime reference number. See number oli hiljem oluline, sest see näitas, et asi ei jäänud ainult koduseks jutuks. See ei olnud lihtsalt. Meil juhtus midagi ja me rääkisime sellest köögilaua taga. Ei, juhtum registreeriti ja kohe pärast politseid anti teada ka Zegole, sest nii peab ju tegema. Kui autoga midagi juhtub, annad teada kindlustusele. See tundub normaalne. Inimene maksab kindlustuse eest just selle mõttega, et kui midagi päriselt juhtub, siis ta ei jää üksi. Mul oli Zego Annual Car Courier kindlustus, tööks kasutatav kindlustus, mitte lihtsalt paljas paber taskus. See oli see paber, mille eest inimene maksab lootusega, et kahju korral oleks olemas abi. Kord, menetlus, lahendus. Ja minu arusaam oli lihtne. Kui inimesel on comprehensive ehk täiskindlustus, siis oma autokahju peab vähemalt päriselt käsitlusse minema. Öösel oli sündmus. Hommikul seisis kahjustatud auto maja ees. Politsei oli teavitatud. Zego oli teavitatud. Asi oleks pidanud liikuma lahenduse poole. Tundub ju loogiline, aga loogika ja süsteem ei ole alati sugulased. Vahel on nad ainult kaugelt tuttavad ja mõnikord ei tereta ka tänaval.